Elektriautode pealetung sunnib looma paremat laadimistaristut. Seda peab olema samuti mugav kasutada, kuidas see on võimalik terminali laadimisjaamade puhul. Alustame sellest, kuidas on teenuse eest võimalik tasuda. Täna me oleme lahendanud selle mitut moodi, et saab maksta kasutades Cloudixi rakendust. Sinna saab lisada oma pangakaardi ja makstes pangakaardiga. Või registreerides terminali kliendiks on võimalik tellida endale terminali maksekaart, millega saab tasuda siis laadimiste eest ja saab tasuda ka vedelkütuse tankimise eest ja siis osta sellega ka nii-öelda tanklatas müüdavaid siis tooteid. Ja kolmas lahendus on meil pangakaardimaksed. Et see on väga suur nii-öelda jutupunkt või jutukoht on olnud, eks ju, et pangakaardiga maksed. Et siis oleme sellega täna ära lahendanud, et kõikides terminali laadjates, välja arvatud Elva jaam, saab maksta ka pangakaardiga. Et see protsess on ülimalt lihtne, et sisestad oma pangakaardi terminali ja sisestad PIN-koodi, valid püstoli ja laadimine hakkab ning laadimise lõpetamiseks lihtsalt sisestad oma pangakaardi ja siis tuleb teavitusele, et laadimine on lõpetatud ja saadki oma sõitu jätkata ja nii lihtne see on. Kui ma tahan sellise makseviisi puhul saada ka näiteks ikkagi arvet selle kohta, kui palju ma laadinud olen, on see võimalik? Selle kohta me väljastame ka kviitungi, et kas kviitung tuleb siis Cloudixi rakendusse koheselt peale laadimise lõpetamist. Seal on märgitud siis kogused ja maksumus, palju sa selle laadimise eest oled maksnud. Samuti on ka terminalist võimalik saada kviitung skaneerides QR-kood. Sellisel juhul, kui ma nii maksan pangakaardiga, lihtsalt olen elektriauto kasutaja ja tulen terminali laadijasse laadima, soodustused kas kehtivad või ei kehti? Terminali klientidele kehtivad soodustused. Saab nii koduse elektritariifiga laadida, kui sul on valitud kas nupukas või pro-pakett eraisikuna siis ja samuti tava kliendi soodustus. Et kliendi soodustused rakenduvad. Sa räägid väga palju Cloudixi äpist. See on siis terminali endaga seotud ja selle saab täiesti tasuta iga inimene endale alla laadida. Just nii, et seda saab alla laadida nii App Store'ist kui ka Google Play'st. Et see on tegelikult elektriauto kasutajate seas üsna populaarne maksevahend. Kui on tegemist ikkagi juriidilise ettevõttega, firmadega, kas nemad saavad ka kuidagi ikkagi nii-öelda pärast mingisuguse ülevaate sellest, kui palju ta autot laadinud on ja see on ju eelkõige raamatupidamislikult vajalik. Et samamoodi kviitungi näol või siis ärikliendiga tegelikult me oleme lahendanud ka selliselt, et me saadame neile väljavõtted igakuiselt. Ja samuti, kui kasutada nii-öelda meie laadimislahendust, kus lae tööautot kodus, et siis automaatselt arveldame samamoodi juriidilise isikuga. Ehk siis juriidilise isikul tagame täielik ülevaate laadimissessioonidest. Aeg, koht ja kogused ja maksumus. Mis ma võib-olla ära mainin on see, et meil ei ole erilist vahet, kas sa kõigepealt ühendad kaabli autoga ja alustad siis sessiooni või vastupidi, et alustad sessiooni ja siis ühendad kaabli autosse, et meil seda erisust ei ole. Et mõlemad pidi, kuidas kes harjunud on ja mugavam on, et siis saab mõlemad pidi alustada oma laadimissessiooni. Seega on hea, kui te olete taristu haldajale lojaalne, siis on teil ka kindlasti olulised soodustused laadimisel. Terminal Energia puhul see nii on.